olen Sander ning liigume siis Kihelkonna rahvarallile, mis toimub siis 2 päeva. Täna on siis reede, kell on 12:30 ja meie start on umbes 6-7 aega õhtul. Ja liigumegi nüüd siis praami peale ja suundume otse siis Kihelkonna rahvarallile. Pilvi on päris läbi omadega. Seekord siis otsustasime MRF kruusarehviga starti minna. Softidega sõidame. Võtsime 6 tükki kaasa ja jagame teile siis videos, mis mulje see MRF meile jätab. Ja vaatame siis, kuidas see kulumine on, kuidas rehvi rõhud, kuidas tõusevad. Ja üldse, et kas ta tuleb pelje pealt maha või mitte. Eks muidugi oleneb ka minu sõidustiilist kõike. Aga hoiame teid kursis siis MRF-iga. Ja see on siis meie selle hooaja valik. Kihelkonna rahvaralliks täielikult valmis. Meil on tehtud siis osavõtutasu makstud, tehniline kontroll tehtud, kõik allkirjad on antud. Oleme autod mõned vead leidnud, tegime need kõik korda. Ja mis eesmärgid siis? Eesmärgid? No eesmärgid on ikka esineda nii hästi kui vähegi võimalik. Saada kaardile normaalselt pihta, sest tundub, et stenogramm on päris kiire ja hästi loetav siis võib-olla. Tegevust jätkub. Meil on muidugi üks siuke mure, mis me näirib, et me pole teed see aasta ühtegi sentimeetrit selle kruusarehviga ega kruusakatset ühtegi sõitnud. Et eks siis tulebki katsetel hakata avastama, sest tegelikult ju neljapäeval sai alles auto valmis. Aga anname endast parima ja tegelikult kehales ju suutsime top 3 aega siin näidata. Et siis äkki siis suudame täna ka. Minu eesmärk oleks kindlasti siis top 3 või ikkagi esimene või siis esimesel kohal ikkagi võimalikult vähe kaotada. Ja rohkem midagi, et meil on siis umbes tunni aja pärast on start. Täna on siis 3 katset. Orikülas saame ka paaris raja peal sõita. Ja see ongi siis meie täna viimane katse Orikülas, siis 3. katse. Ja siis homme hommikul siis hakkavad siis järgmised katsed edasi. Ja hoiamegi siis täiega kursis siis, kuidas meil läks. Toimib see kleps siis? No selles suhtes ikka toimib ju vaata, et sa iga katse vaatad sinna täpselt, et see on niisugune hea meeldetuletus. Peaks ka panema? Võib-olla peaks suurema panema muidu. Peaks mitmed tükki panema ja siia esiklaasi peale, selle koha peale ära tõrista. Start 50, parem 2,5, poiss, kohe vasak 2, poiss. Võimalikult kiiresti. Nii et kohale jääb. sama koht ikka nagu Elvisele. Sa ütlesid küll paremaga, panin ikka. Ma ütlesin paremale. Ma veel näitasin ka sulle. Ja.
tehke palun hästi ruttu, meil on auto kuum. Meil on väga kiire, meil läheb auto kuumaks. Oleme elusalt siis 3 katset ära sõitnud. Oriküla katse, 3. katse, siis piduri support tuli tagant ära. Sõitsime terve katse 0 piduritega. Et õnneks olid rööpad, sai kuidagi rööpasse minna ja ei valgunudki välja. Aga praegu on üldiselt suht hästi, me oleme vist teisel kohal, nagu me vaatasime infosi. Muidugi karistus peab ära ootama, sest esimene katse tuli üks legendi viga ja ühe sikaani sõitsime natuke otseks, tagurdasime, aga tundus, et nagu pihta läinud kuhugi, kõik oli oma kohal peale. Teine katse oli üks siuke koht, kus paljud eksisid, paljud panid vasakule, sõidujoon oli tehtud, aga tegelikult pidi paremale minema ja me panime ka vasakule, tagurdasime. Service pargis siin rääkinud olen, siis paljudel on siuke asi juhtunud. Ja 3. katse, nagu ma rääkisin, siis pidurid kadusid ära. Aga ma annan endast parimat, saada ikkagi homme edasi sõita. Motivatsioon on laes ja vajadusel võin isegi Paides ära käia täna siit Saaremaalt ja homme esimese prommiga tagasi tulla, aga ma arvan, et minul asi ei ole. Häda pärast lüliti vahel ja kui katsel sõita, siis sund venti järgi panna. Venti ilusti ringi, enne kinni. Huvitav, kus selle kuradi vendi see lee võiks olla seal kuskil. Igav jakkaga, ei teagi, kust alustada tegelikult. Mis mure on suurem? Piduri mure vist kõige suurem. Kaitsmed on elus üldse. On küljes nüüd üldse või? Kaitsmed. Ma mõtlen, et niimoodi raputas vahepeal lendasid välja võib-olla. Võib-olla saab selle endast. Kogu kaitse. Ei võtnud kõli. Mitte üks gramm ka peale ei pea valama. Väga hea mootor. Ma ei tea. Peale keskööd vist. Mingi 1:30 on kell ja ma ei tea, me oleme siin ikkagi veel, aga me mõtlesime seda, et ikkagi hommikul paneme varem äratused magama ikkagi veits ja siis me oleme edasi. Just teeme edasi. Nüüd on juba tegelikult päris hea, nii et ma arvan, et meil on juba üpris sõidetav auto, aga ta ei ole nii hea, kui ta saaks olla. Aga juba on päris normaalne. Nii et me oleme juba piduritega autoga rajal homme. Äkki ikkagi poodium. Me saime ka ventilaatori korda, mille viga oli kõigest üks kaitse. Ja siis meil oli veel probleem ka uksega, see ukse link lagunes natuke ära ja me ei saanud enam ust väljast lahti ja selle me suutsime ka juba korda teha. Ja kui seest tahtsid kinni panna, siis ta ei läinud kinni enam. Nii et auto... Natuke reguleerima võib-olla natuke... Ei, praegu ta on tungi peal see. See kiirusle ei mõju. Uskumatud mehed. Aga üldiselt me oleme jälle homme ikkagi peal kindlasti. Ja püüame häid kohti. Jah, eks siis... Homseni. Ei noh, tänaseni siis ikkagi. Jah, täna lihtsalt hommikuni. Jee, jälle võtmed käed. Alustame siis uuesti. Anna nõutama. Alustame siis teise päevaga. Liigume siis starti ja saime auto enam-vähem korda. Mootori enam ei tohiks kuumaks minna. Tegime ka natuke varuvarianti, et katsetel äkki saaks korda teha. Ja ukse saime kinni ja pidurit saime enam-vähem korda. Väike õhk on veel vahel, aga ei saanud paremaks neid asju. Ja eesmärk on ikkagi tahaks poodiumile saada täna. Ja 3. koht kaotab meile 6 sekundit, oleme hetkel teisel kohal. Karistada ei ole saanud veel ja loodame, et äkki ei saa ka. Aga eks hoiame kursis, kuidas siis tänane päev on läinud.
ei, kuradi, ma teen mitu korda, aga selles suhtes, et ma sain pidama. Tere! Ühe katse sõitsime teise aja ja teise katse sõitsime esimese aja. Aga pidurites on ikkagi õhku vahel. Kui ma olen siin kaanis, ma umbes mingi 2, 3, 4 korda vahepeal pumpan ja siis ta pidurdab ilusti. Aga ma ei tea, praegu tuli kuidagi päris rajuhoog tuli ikkagi sisse kuidagi niimoodi. Ja Ivo kuulan ka ikka hulga rohkem, et selles suhtes, et kui ta ikkagi ütleb, et on ikka 20 või siuke kiire kurv, siis ikka täiega. Aga eks kuradi ongi ka testi või midagi teinud, et nüüd see ralli ongi üks test ja sõidame veel kiiremini kogu aeg. Aga praegu auto kuumaks ei lähe, uks püsib kinni. Ja hulga parem on autos sõita ka, kui see kuum ei puhu vaata, et natuke on ikkagi parem sõita kui eile. Aga nüüd peaks hakkama rehve vahetama, et natuke esimesed rehvid hakkavad juba kuluma ja muus osas midagi. Nii palju ütlen, et MR rehv tegelikult see on ikka väga-väga hea rehv, ma olen ülirahul selle rehv. Nüüd võiks kõik plokki. Kõik võiks plokki või? Üli hea ju. Roe korra veel. Urmas, sa vaatad, see ka plokki läheb. Ja ma vaatan. Tim ju. Kõik plokki. Kõik on plokis. Kõik korraga plokki. Jaa, väga hea. Siis on auto praegu vist stardiks, aga pidurisüsteemis on päris hea õhk ikkagi sees. Pedaal läheb ikkagi, tahab suht põhja minna, et kolme korraga, siis on ikka päris hea. Vaatame korra, mõtleme. Aga praegu parem kui origin, parem kui 0 pidurit. 3, 2, 1, start! 70, parem 1 tiimi. Parem 1 tiimi, 80, 100 välja. 20, parem. Väikeste esiveoliste mehed ja ma arvan, et siin on mehed ära veerinud selle klassi kõige suurema aplausi, kui siin veel matemaatikud midagi muutma ei hakka. Aga õnne võib ikka soovida, palju õnne, kuidas ralliga rahule jäite? Me jäime ralliga tegelikult rahule, sest reede ju mootor pumenes üle, kaardilugeja uks tahtis vahepeal lahti tulla, võttis kinni terve aeg ja taga piduri support oli kettast lahti, et SS3 sõitsime kõik ilma piduriteta. Ja suvitasime esimese päeva teise kohaga lõpetada ja vist äkki praegu ka teise kohaga lõpetasime. Et väga palju probleeme oli, aga siin me oleme. Ja tundub, et siis nagu ütlevad, et pidurid on kiiruse surm, et siis mõjuski teile pigem hästi, et sealt see hoog tuligi ja selle võrra see koht kõrgem. Kaardilugeja mõtles sama, et äkki peaks järgmine kord ka pidurid kuidagi tuksi tegema, et siis ikkagi ei pidurda nii palju. Minu tea, äkki see oligi tema sabotaaž. Aga kusjuures kaardilugeja tegigi neid pidureid restarti. Aha, no võt, igatahes palju õnne teile, näeme autosustumisel. Jaa, äge. Teine koht, Sander Mikels ja Ivo Aal.
ja selle klassi kõige kiiremad mehed Elvis Leinberg ja Estrid Taasma. Jah, mehed. Mees ja naine, sorry. Hommikust, täna on siis pühapäeva hommik, me oleme siiamaani kihelkonnas, üks kohalik pere võttis meid siis vastu ja kui ma ärkasin, siis Kaarel ütles, et mine sõida tema Siguliga ja me olime kohe nõus, läksin Ivoga sõitma ja lähme siis sõidame, lähme proovime ära. See Siguli võitis siis kihelkonna rahvarallis eile siis 3. koha, 11 osalejad oli. Tõmba teine tühjaks.